Tere! Käesolev videote seeria on loodud selleks, et vaadata täpsemalt, millised võimalused meil Google Classroomis on. Kuidas esitada erinevaid ülesande tüüpe, kuidas suhelda õpilastega, kuidas jätta õpilastele tagasisidet, kuidas jätta õpilaste ülesannetele kommentaare, kuidas näiteks kasutada ruubrik hindamissüsteemi ja muud. Google Classroomi kasutamiseks liigume aadressile classroom.google.com. Ja logime sisse oma organisatsiooni kontoga. Ning olemegi jõudnud Google Classroomi avalehele, kus me näeme kõiki oma varasemalt loodud klasse ja kursusi. Soovi korral saame me nende klasside ja kursuste järjekorda muuta. Me saame nende klasside ja kursuste infot muuta, me saame neid kopeerida ja arhiveerida. Võib-olla kui me oleme loonud mõne kursuse, mida me soovime järgmine aasta uuesti anda, siis me saame sellest kursusest teha lihtsalt koopia kõikide sellel kursusel olevate ülesannetega. Lisaks saame me siit ka otse minna kursuse ülesannete juurde ja kursuse Drive kausta. Kui me kursuse arhiveerime, siis me saame selle kursusega hiljem arhiivist tagasi tuua. Täiesti uue kursuse loomiseks liigume ülesse paremale nurka ning vajutame plussmärgi peale. Valime Create Class. Loome uue klassi. Ainuke info, mis me uue klassi loomisel peame tingimata sisestama, on klassi nimi. Näiteks loon uue klassi nimega näidisklass. Me saame sisestada ka sektsiooni nime, aine nime ja ruumi võib-olla, kus see klass muidu koolimajas aset leiab. Valin Create ja loon uue klassi. Uue klassi loomine võtab natukene aega, nii et varuge kannatust. Ja automaatselt viiakse meid klassi avalehele. Meil on siin klassi päisepilt, siin on kuvatud klassi kood. Me saame seda päisepilti ka muuta. Muudame selle päisepildi hetkel millekski sobivamaks. Valin siit Select Theme ja valin pildi, mis mulle võib-olla natukene rohkem meeldib. Me saame päisepildiga üles laadida oma arvutist, kui meil on mõni pilt, mida me soovime siin päises ise kasutada. Vaatame kursuse selle klassi sätteid. Selle jaoks liigume ülesse paremale nurka hammasratta peale. Me saame jällegi muuta klassi nime, kirjeldust, sektsiooni, ruumi ja aine nime. Jätan need praegu kõik tühjaks. Me saame muuta klassiga liitumise koodi. See on kood, mille abil õpilased saavad meie klassiga ise liituda. Ehk me peaksime seda koodi õpilastega jagama. Ja see kood on kuvatud ka klassi päises. Me saame seda koodi kuvada suuremalt, kui me seda tunnis õpilastele näitame. Nad näevad seda maha kirjutada. Me saame seda koodi kopeerida, me saame seda koodi uuendada. Võib-olla esialgne kood on sattunud kellegi kätte, kelle käes me ei taha, et ta oleks. Ja me saame selle koodi ka täiesti tühistada, ehk siis koodiga liitumine on täiesti keelatud. Me saame valida, kas õpilased saavad meie infovoo alla postitusi teha, kas nad saavad neid kommenteerida või saavad seda teha ainult õpetajad. Me saame valida, kui pikalt kuvatakse teavitusi infovoo all. Infovoogu vaatame hiljem täpsemalt. Me saame valida, kas me näeme kustutatud üksuseid ja me saame valida, kas antud kursusel saadetakse ka lastevanematele teavitusi oma lapse kursuse läbimise kohta. Lisaks saame genereerida Google Meet lingi, mille kaudu saame õpilastega läbi viia ka videokohtumisi. Hindamise all saame me valida, kas Google Classroom annab õpilasele klassi või kursuse eest ka automaatselt koondhinde. Meil on valikutes 3 valikut, kas koondhinnet ei anta üldse, kas koondhinne antakse üldpunktide põhjal
kui palju on õpilane võimalikest punktidest punkte teeninud ning vastavalt sellele saame mingise protsendi või me saame koondhinde koostada arvestades ka erinevaid kategooriaid. Valin praegu kategooriad ning valin ka valiku, et see koondhinne on õpilastele endile ka nähtav. Ja lisan siia paar kategooriat. Näiteks ma saan valida kategooria, et koondhindest 40% moodustavad tunnikontrollid. Ehk siis tunnikontroll kategooria ja moodustab hindest 40%. Ja teine kategooria võib olla siis näiteks esseed, mis moodustab koondhindest 60%. Salvestan muudatused. Vaatame ka, kuidas lisada oma kursusele õpilasi ja soovi korral ka teisi õpetajaid. Liigun selle jaoks People saki peale. Õpetajaid ja õpilasi saame üldiselt lisada samal viisil. Ehk lähme siia selle mehikese peale, plussmärgiga mehikese peale, vajutan siia ning trükin siia selle õpetaja Google'i konto aadressi, keda ma soovin õpetajaks lisada. Samamoodi saame lisada ka õpilasi. Vajutan siia plussiga mehikese peale ja trükin siia õpilase Google'i konto aadressi. Ma võin ka õpilasi lisada siia mitu tükki järjest. Võimalik, et mul on juba õpilaste nimekiri olemas, sellisel juhul ma saan selle õpilaste Google kontode nimekirja kopeerides ja kõik ühe korraga, ma ei pea neid õpilasi ühekaupa otsima, või kui Google'i administraator on loonud ka klasside põhised grupid, ma saan lisada siia terve klassigrupi korraga ning saadan nendele õpilastele kutse klassiga liitumiseks. Jään nüüd ootama, kuni õpilased liituvad klassiga. Nüüd on natukene aega möödunud ja näen, et kõik minu kutsutud õpilased on klassiga liitunud. Kui õpilane on klassiga liitunud, on mul võimalik õpilasele määrata ka ülevaataja. Inglise keeles guardian ehk siis enamasti lapsevanem, kes saab teavitusi selle kohta, kuidas tema lapsel kursusel või selles klassis läheb. Selle jaoks vajutan Invite Guardians nupule ja trükin siia siis selle lapsevanema e-maili aadressi. Lisan siia praegu lihtsalt näitena iseennast. Ja lapsevanem peab ka selle kutse vastu võtma. Teine võimalus kursusega liituda on kasutada klassikoodi, mida me nägime ka sätete all. Klassikood on kuvatud ka siin Infovoo Stream aknas siin päise pildi peal.